Väga hea, teeme väikse koos, teeme nüüd kong. Ma kuulen, sa ei tee kong. See on see hääl, mida me kohe kuulma hakkame. Daamid ja härrad, teeme korra hääled, kes on selle formaadiga tuttavad. Väga hea, keegi ei ole. Seletan kohe ära, mis toimuma hakkab. See on kõige kaootilisem comedy show, mida kunagi näete. Meil tulevad järjest lavale koomikud. Koomikute eesmärk on teha 5 minutit stand-upi. Teie eesmärk on välja noppida koomikud, kes seda väärivad ja kes seda ei vääri. Igal hetkel on teie seas 5 inimest, kellel on hääleõigus. Kui 3 häält saab kokku, lüüakse kongi ja sel koomiku set lõpeb. Ja tema unistused lõpevad. Me näeme, kuidas ta hing lahkub kehast. Ja see on mu lemmikosa. Koomikud võistlevad väga hea auhinna eest. Auhind on see, et võitja saab endale spetsiali filmimise. See on suur auhind, nii et teeme kindlaks, et võidab õige inimene. Need väikse aplaus, see on väga hea auhind. Väga hea auhind. Nüüd mingi sita koomiku panete võitma. Mul on teie kõigi e-mailid olemas. Me teeme selle spetsiali valmis ja ma tulen vaatan teiega koos seda, onju. See tuleb piinlik, ebamugav ja sitt, onju. See on teie eesmärk. Teha kindlaks, et õige koomik võidaks. Meil tuleb üks raju õhtu, ma ütlen teile. See tuleb sõge, noh. Me peame olema veased, me peame olema kurjad, me peame olema niimoodi, et kui meile ei meeldi see koomik, me peame ta maha hääletama. See on see põhiosa, onju. Saame sellest aru, onju. Täna on see kord, kui me saame päriselt nästi olla, noh. Täna on see kord, kus saad öelda seda välja, mida sa päriselt mõtled, noh. Sa hääletad selle inimese maha, sa purustad. Ma näen, sul on see sees juba, sa oled juba nii valmis, sul on juba praegu hommad koos, raisk, ma hääletaks sinu maha. Hind ei saa, aga mina vean seda läbi, see toimub siis koostöös BISFesti ja HHTV vahel. Nüüd teeme sellele ka väikse aplausi, yes. Daamid ja härrad, kas me oleme valmis kutsuma lavale täna õhtuse paneeli? Teeme lärmi, teeme aplausi, ette tuleb Mattias Naan ja Hendrik Puntso! Sellised nad on. Mattias ja Hendrik, te vist pole kumbki kunagi jälgi kongshool käinud, on ju? Käisin. Ei ole. Osalenud ei ole, on ju? Kaotasin. Kaotasid või? Jaa. Enam ei taha. Ja nüüd jõudis paneeli. Väga hea. Meil ongi. Vaata, kui ise ei teha ei oska, siis hinda teisi. Ja nii ta käibki. Aga enne veel, kui me kutsume esimesed koomikud peale, koomikud isegi järjekord ei tea, koomikute nimed on seal auhinna karika sees. Meil tuleb eelmise kongshow võitja, tuleb teeb 5 minutit, et te näeksite ära, milline on hea ja kvaliteetne stand-up. Siis teil on verstapost olemas. Sest et muidu võib-olla esimene on väga hea, väga halb, te ei oska millegi vastu võrrelda. Nii et daamid ja härrad, kas me oleme valmis lavale kutsuma me täna õhtuse esimese koomiku, kes on ühtlasi ka eelmise kongshow champ? Ma tahan natuke rohkem meie energiat, kas me oleme valmis kutsuma lavale eelmise kongshow championi? Daamid ja härrad, võtame lärmi koos, see tuleb Janar Peterson! Jou. Kuidas veereb? Jah. Teeme häält, kellele reisida meeldib. Ja Biffid. Teile ikka meeldib ja? Läheks baalile. Muidugi läheks baalile. Ma läheks ju ka baalile, aga ei saa. Kui teie naised baalile lähete, siis te lähete ju sinna sellesse retriiti. Paremaks saama, ennast leidma. Aga mina lähen ju lihtsalt neid aitsis litse keppima. Minul ju ei ole tundeid. Ainuke koht, kuhu minusugune täisväärtuslik Eesti mees minna saab, on Egiptus. Kõik kinnas Hurghada. Ja seda ainult selle pärast, et kruiisile lihtsalt rohkem ei taha. Käisin ühe korra kruiisil. Olin väga pettunud. Mul olid valed ootused. Ootasin, et see on nagu Titanic. Romantiline. Kes teab,
kui kaardid õigesti mängin, äkki nend dissi ka. Reaalsus rohkem nagu Kariibi mere piraadid. Jah. Jõhkralt rummi ja kõigil midagi puudu. Paljudel lambad ja enamusel mõistus. Ja noh, ega see Egiptus tegelikult polegi nii halb. Kunagi käisin. Või noh, tegelikult koha peal selgus, et ega tuppa ei saa. Noh, trepid. Läksin selle peremehe juurde ja näitasin, et probleema. Ta ütles, et no probleema. Saate aru, poisid ehitasid poole tunniga. Mullast kald tee mulle. Seda nähes mõtlesin, eriti kõva. Kui nii edasi läheb, mul on nädala lõpuks püramiid. No, ega samas, kui suur vahe mul selle vaaraoga ikka on? Ei, oleme ausad. Ma tegelikult näen küll natuke välja nagu keegi, kes juba aastaid tagasi ära suri. Ja kellele see lihtsalt mainimata jäi. Vaat ma olen nagu see musta värvi banaan. Aga ära visata ka ei raatsi. Mulle endale meeldib ka reisida. Ei, muuseas saigi alles hiljuti jälle natuke eksootilisemat kultuuri nautimas käidud. Kurat, Soome on marupõnev riik ikka. Ei, kas te olete näinud kunagi muumimammat kebaabipurksi söömas? Kuumad on need Soome tüdrukud. Ja võtsin selle päeva kruiisi siis. On sinna ka mingi eriti hea skeemi välja mõelnud. Nüüd lisandub igale sõidule 5 eurot rohelise kütuse tasu. Kelle idee see oli? Kas nagu pileti kogu mõte ei olegi see, et sina kannad kulud? Ja üleüldse, mis sa selle värviga siin kekutama pead? Mina ju ei tule sul uhkustama, et ma nii äge tüüp olen ja et ma elektriga sõidan. Roheline kütus, no. Ise oled loll, et sinist ei pane. Aga kallis Tallik, õnneks on mul teile lahendus. Tahate rohelist, jah? A siis türa, hakkama aerutama, noh. Kast longerot kaasa. Ja küll need soomlased sõuavad. Aitäh teile. Daamid ja härrad, see on see, mis meil on nüüd Verstapost. Nii, Janal läheb pargib ennast ära ja siis me alustamegi selle poolega. Nii kaua ma teen seda, et mina hakkan juba valima, kes meil hääletajad on. Kes meil on vabatahtlike, kes tahavad olla kohe esimesed hääletajad? Sina tahad olla? Ma pärast saate vahetada. Ma nägin, siin on keegi. Nii, viskan siia. Ma proovin. Üli hea, otse näkku. Väga hea. Ma panen sinna teele vähe. Vaatame. Nii ma proovin. Andke sinna poole edasi. Keegi tahti siin? Tal on sünnipäev või? Tõuse püsti, näita, et sul on sünnipäev. Ei, me ei plaksuta. Lõpeta ära. Loll tõuseb oma sünnipäeval püsti.
Ja sinna ka üks nii. Päris hea oli see. Okei, ühesõnaga, formaat on väga lihtne. Ma tahan nüüd näha need, kelle käes on sedelid, tõstame need korra püsti. Siin oli ka kuskil üks. Kus siin sedel on, tõstame püsti. Siia poole tuli üks sedel. Siin on, meil on üks on puudu. Meil on 2 tükki puudu. Okei, kui see tähendab seda, kui teile ei meeldi see koomik, te tõstate selle sedeli üles ja te hoiate seda üleval. Ja mina näitan näpuga, mitu tükki on üleval selles suhtes. Ja kui on 3 tükki koos, siis on kong. Siis ongi, ühesõnaga, ja kui on kong, siis on ka selline heli. See tähendab, et läks sitasti. Aga kui on 5 minutit täis, siis tuleb hoopis selline heli. Väga hea. Ühesõnaga, meil on sellised helivärgid on ka lausa, kõik on nagu mõnus. Nii, aga Janar, oleme ausad. Pärast Kong Show'd läksid kohe Eesti suurimale stand-up tuurile. Kas see põhjus on Kong Show võit? Täpselt nii, Kaspar. Siit sai alguse see suur teekond. Siin jäingi ratast tooli. Pole tänu väärt, on ju. Ta ei olnud üldse naljakas ennem, noh. Eelmine kord kogemata sai Janar selle kuradi kulbiga pihta. Yeah. Nii, kas te nägite seda esimest lööki või vaadake? Siin on juba sees, noh. See ei kõla enam. Jaa, see on see, mida ma tegin Janariga. Ja nüüd on ta edukalt tuuril. Ühesõnaga, ma ütlen ühe korra veel need reeglid, sest et nagu me alustame kohe pihta. Ma tahan veel korra näidake, kelle käes on sedelid, tõstke need üles. Ma olen 1, 2, 3, 4, 5 siin. Teie otsus on siis, te vaatate, kui koomik teile ei meeldi, te tõstate selle üles. Kui ta ei aja teid naerma, te tõstate selle üles. Kui ta tundub kõvasti sitem kui Janar, te tõstate selle üles. Ja mina löön kongi. Kui tema saab 5 minutit, siis tema saab edasi. Täna õhtul võidab see, kes teeb kõige pikema seti. Kui mitu inimest teeb 5 minutit, siis tuleb lõpus rahvahääletus ja me valime võitja välja. Tundub lihtne? Tundub hea? Paneel on valmis? Valmis! Yeah. Kas teie olete valmis? Ma tahan ühe korra veel, kas me oleme valmis? Tõmbame esimese nime. Daamid ja härrad, kohe saame teada, kes on meie esimene koomik. 2026 aprilli, Kong Show. Esimene koomik, pane ennast valmis, tule kohe siia. Siit tuleb Sten Koolman. Daamid ja härrad, kutsume lahale Sten Koolman. Daamid ja härrad, ühe korra veel, suur aplaus, see on Sten! Hei. Teeme kohe alguses hästi olulise küsitluse, tehke häält, kui teil on laps. Okei, kuulen hästi palju tarkasid inimesi, mõned luuserid, selge. Mina jõudsin järeldusele, et mulle lapsed väga ei meeldi. Mul endal on 2 tükki. Lastega on selline 50-50, on ju, et ühest küljest, sa oled kogu aeg väsinud, on ju, aga teisalt vähemalt kodu näeb välja nagu peldik. Lapsed on mulle hästi palju õpetanud, näiteks sain teada, et lapse saamine on pisut nagu uue iPhone'i ostmine. No, et alguses oled hästi ettevaatlik ja teed kõik, et jumala eest midagi ei juhtuks. Aga peale seda, kui esimest korda maha kukub, siis on veits juba nagu pohhui. Ja no, on veits katki, aga järg aasta saaks uue. Lugesin ühte artiklit, õudset artiklit, palju lapselise pere kohta. Artikli sisu oli umbes midagi sellist, et Kadri ja Brunov unistasid suurest perest. Brunov mõtles, et tahaks 6 last. Kadri ütles, et 3 piisab küll. Nüüd on nende 33-aastase koosolu jooksul sündinud 21 last. 21! Kui mu naine tuleks minu juurde, ütleks, et musi, teeme 19 last veel. Ma oleks, musi, kus on röster? Ma lähen vanni. 21 nagu. Mõtle, kui palju probleeme see endaga kaasa toob. Esimene mure, mis maimuke selle nimeks panna? Hästi oluline on nagu esiklapsega paika saada. Sellepärast, et mõned tulevad järgi, on ju, sa pead mingi...
daamid ja härrad, teeme hästi vaikse plaksutuse, see oli Sten. Nii, ma arvan, korra pöördume paneeli poole. Mulle meeldib, et me paneel näeb välja, nagu ta oleks just olümpiavõistlustel on. Meil on esimene, teine ja kolmas koht, meil on jah, millegipärast paraolümpiaga koos. Ja ikka teine koht. Tule ma ikka kaotasin. Ma tahan teise kategooriasse. Mul on veits, kas me kõik tõstsid taldriku hästi eestlaslikult niimoodi korraks või? Sest ma ei näinud, nagu keegi ei jäänud kindlaks endale. See ei ole professionaal selles, mina Gong Show fiaskona. Nad tõstsid niimoodi, et keegi teine ei näeks peale Kaspari. Vaikselt. Aga te kuulasite setti, ta tegi laste kohta, teil kellegi lapsi ei ole teadolevalt. Ei ole. Lapsed, ma olin kadunud. Selles mõttes pole üldse paha. Aga mulle meeldis see, kuidas neiusid ees reast tõstis selle püsti. See oli eriti brutal, kui sa saatsid kõige lähemalt inimesed. Selles mõttes hästi kaval on nagu mitte kaamerat siia poole panna, sellepärast ma oleks pärast lindistusest vaadanud küll, et kes tõstis. Tegelikult seal täpselt on. Vaata, kaamerad on igal pool. Never mind! Näeme homme! Vaata, teinekord teeb pikema seti, jõuad rohkem ringi vaadata. Daamid ja härrad, see oli Sten Kolman. Meil on formaat teada, me teeme nüüd 2 tükki, teeme samade hääletajatega. Tõstame korra sedelid üles, ma jätan uuesti meelde, kus sedelid on. Siin on sedel, siin on sedel, siin on sedel, seal on sedel, üks on veel kuskil. Seal, väga hea. Me teame, mis teha, me teame, kuidas see käib, me kutsume lavale teise koomiku. Daamid ja härrad, meie teine koomik on. Tehke aplausi ja kutsume lavale Desvon! Ta tuleb hästi aeglaselt, hoiame aplausi üleval. Daamid ja härrad, teie ees on Desvon! Tere! Ma olen stand-upi teinud 6 kuud, mis tähendab seda, et ma olen sitt. Aga ma olen püsivalt sitt. Nagu Vanilla Ninja. Ainult, et nemad ütlevad selle kohta karjäär. Ja ma tean küll, nagu paljud mehed ütlevad alati, et naised ei ole naljakad. Naised ütlevad ka, ma tean isegi. Aga ega mehed ka erilised nagu geeniused ei ole. Nagu üks vend, kui ma olin punapea, ta tuli ja ütles mulle, et teadsid, et kui katus roostetab, siis kelder on ka märg. Ta jäi kuivale. Ja siis ma värvisin juuksed blondiks. Ja see sama vend hakkas blondiini nalju tegema. Siis ma ütlesin talle, et mul on ka sulle üks blondiini nali. Mitu blondiini on vaja, et Eesti mees vaeseks teha? 0. Ta juba on rott. Rott, jah. Ma olen Tartust, heade mõtete linnast. Ja esimene hea mõte, et kollin Tallinna. Elu käib siin. Aga vaata, nagu Tartu on heade mõtete linn ja Tallinnas on nagu see loosung, et me oleme Tallinnast, me maksame. Mul raha sittagi ei ole, mul on neid mõtted. Ja siis ma mõtlesin, okei, fuck, ma pean ka rikka mehe leidma. Läksin Tinderisse, sain ka hiinlase. Ja ta õpetas mulle, kuidas riisi keeta. Ja siis ta õpetas mulle, kuidas raha teenida krüptoga. Ja siis ma sain aru, et ma oskan nüüd nii riisi kui raha põletada. Väga hästi läks rahaga. Aga vaadake, temaga oli see asi, et ta oli nartsissist. Ja mina alati arvasin, et kui sa paned sõna lõppu ist, siis sa saad mingi ameti. On ju, florist, kulturist, solist, mis iganes on. Ja nagu, ma arvasin, et nartsissist on inimene, kes jagab nartsisse, vaata. Aga ei läinud hästi. Tal oli suht suur ego, aga ma jäin ikka rahuldamata. Ta sõi seda kõrbenud riisi ka suurema pühendumusega kui mind.
mis teha. aga meestel on nagu elu suht lihtne, võiks öelda, et nagu lummekusta on ju. Tallinn-Tartu maanteel on ju, sõidate meestega, mehed ütlevad, teeme pissipeatuse. See ei ole pissipeatus, naiste jaoks on klassiekskursioon. Noh, sest me kõnnime ju kuskil metsa on ju, oleme pimedas seal on ju. Et lihtsalt nagu, et meie tagumik kuskil eestlaste kolmnurgas ei lõpetaks. On ju. Aga meestel ongi lihtne, nad tõmbavad oma pintsli välja. Daamid ja järjed, see oli 3.23, töö suure aplausi, see oli Tess. Väga tubli. Tess on teinud tõesti väga vähese suur julgust tulla nii varakult siia konksu ette. Mis oli kõige suurem mure, mis sul oli siia tulles? Kas süüa saab? Kus kusel käia ju? Jaa, kus kusel käia? Mis põõsas kusel käia? aga ma tahtsin öelda, et väga tubli olid päriselt ka, sest et see tempo valik oli väga õige, et sa nagu ei läinud paanikasse sellest, mina oleksin läinud, ma arvan. Ma ei saa aru, kuidas see nii kergelt edasi lähti, kui sa näed, et need sildid on näos. Ja see oli tore vaadata. Et nagu see üks mees hoidis seal kogu aeg, lasi üles, siis ma mölisin temaga veits, ta lasi alla. Kas sul on see oli sama tüüp, kelle kohta see bitt oli ka või? Tõnd tuli su eks või keegi, ma ei tea, nagu ta on vist nagu pole kunagi naljakas olnud, ei, ma ütlesin kogu aeg. Nope. Lihtsalt ma tegin täna nagu. Okei, sorry, ma ei saanud aru, ma veidi närves vaata. Väga hea Tessi impression oli see. jah, ma omalt poolt ütlen ka, et väga tubli, hea tempo valik. Oli tore näha. Aitäh sulle, Janur. Daamid ja järjed, teeme suure aplausi, see oli Tess. Ma arvan, et nüüd meil on vaja natukene rohkem kogemust lavale. Meil on vaja kedagi, kes on seda mõnda aega teinud. Meil on vaja mees, kes on elukutseline koomik, kes teeb stand-upi mitte ainult Eestis. Ta teeb stand-upi üle kogu maailma. Ta on praegu, käib kogu aeg Eesti vahet edasi-tagasi. Vahepeal on Austraalias, vahepeal on siin, siis on jälle Austraalias. Ta on Eesti stand-upi alustala, ta on mees, mille pärast Eesti stand-up saab üldse tähistada 15 aastat. Daamid ja härrad, teeme suure aplausi, kutsume lavalt ette, tuleb Sander Õigus! Austraaliast ja ega ma seal eesti keelset materjali eriti ei teinudki. Aga siit kohe otse homme Vanemuises täis maja. Et Reef City. Ma olen 34. Tehke häält, kes siin veel 20-ndates on. Mine puts oma entusiasmiga. Kui ma 20-ndates jõin, siis ma jõin sellepärast, et aga nüüd 30-ndates ma ei saa mitte juua, sest kui ma valus on muidu ja kui sa tõmbad savu, väikseid vilesid, ma panen kohe topeltsid, inspiratsiooniks. Siis on vaja teha 10 õlle, et ärevus nagu ära neutraliseerida. Mis siis veel? Mul pole hüüdnime, sest mu nimi on Sander. Ja see on siuke automehaaniku nimi. Ja mis Sandrile saab hüüdnimeks panna? Türa, ma ei ole mingi sannuraisk! Aga samamoodi nagu sast ka ei saa panna. Sest te vist kuulete, kui 8 oma S käib. Kes see mind välja hääletab?
tõsta see taldrik üles, sa ei teeri ju lits, tõsta see taldrik üles. Noh, ma räägin. Ma olen seda sitta nii kaua teinud, ma võin siia tulla ükskõik, mis pasa maha panna, keegi ei hääleta mind välja reis. Sina litsi vaata mind siukse näoga. Siukse näoga vaatad, siis sa ei saa 50 eest mind Ruunusse soojendama tulla. Teeme mingid ponge ei ole kellelgi või? Teeme mingid... Üldiselt ma laenudesse ei usu. Ma elan Osmikus, Mähmas, 40 ruutmeetrises majas. Mu eks-naine käib seda koristamas. Mul on seal suur telekas, hästi palju kostusärke ja Magicu kaardid. Ja hästi suur pong. Ja mul on siis sitapaak on ka maa sees. Aga ma ehisin sitapaagi veits valesti, et sitapaak läheb kusega kokku. Ja nüüd on niimoodi, et sitaauto peab nagu mingi 3 korda aastas käima. Naabril käib mingi, üle 2 aastana. Ma olen muidu finantsiline geenius, et mul on sitaks raha ja ma räägin teile meeleldi sellest, aga selle sitapaagi asja keerasin küll putsi. Kus sa muidu pärit oled? Türa, mul tuleb ikka alati nii hästi välja, ma ei peagi ju mitte sittagi tegema. Kus mu märkmik on? Litsa tuled mind välja hääletama siit. See ei ole mingi konki. Meil on siin stand-upis omad reeglid. Sa tulid mingi nõukaaegse panniga siia. Meil on siin omad reeglid. Vambola Sander õigus. Milline au, mul on üks oluline asi veel rahvale öelda. Aitäh. Võib-olla paneelil paar sõna teile öelda ka. Kui kordub nii nagu iga kord Sander õigusega, siis ma eeldan, et kui külalised lähevad sinna uksele koputavad, siis sealt annab Sander teile ka siukseid erilisi küpsiseid. Neid saab, tal on kuskil Mähmal külje all Viljandis on mingi tüüp, kes teeb ja tal on alati kilo neid kaasas ja jagab hea meelega. Ise teeb poolena. Aga meil on tegelikult niimoodi, meil on tegelikult 3 koomikut veel siin poolest tahame veel kutsuda. Kas nii kaua, Oleg, kas sa viistid panna üks tool siia nurga peal? Pane jätame Sandriga lava peale, ta tundub siuke tark poiss. Aga siuke terav. Rikas ka. Ja täna kuidagi ekstra paistes nagu. No tundub, et sinu vist lõikame välja siit maailmas. Mina teen siin otsuseid, aga sa siin räägid siin tähtsa näoga. Ja kallis publik, mul on teile üks palve. Vaata, Sander on nagu selline tüüp, et talle meeldib, kui teda Instagramis taggitakse. Ja ma palun, nüüd on see hetk, kus me kõik teeme temast pilti. Ja me taggime ära, et Sander õigus uskumatu set. Sest mitte miski ei tee Sanderil rohkem. 5 minutist 2,5 on. See on suurepärane. Nii, aga Sander, palun mine istu. Mine istu. Tehke veel pilti must. No lähen istu maha. Ja mine istu sinna. Ma panen teised võib-olla ei tee nii madalast standist. Sandri uus tund 12 kuud, jah. Sa peaks teadma, kuidas see mekib. Sa tead, kui sa üldse tahad siin stand-upi maailmas tegutseda, siis sa pead ka ära õppima, kuidas mu pärak mekib. Väike behind the scenes teile. Ma võin öelda. Ma sain suvetuurile 3 aastat tagasi, ma võin öelda, kuidas Sandri pärak mekib. Ja see ongi see, mille nimel meie koomikud siin täna võistlevad, et ka tunda saada, mis tunne on olla suvetuuril. Aga meil on selles pooles veel 3 koomikut minna. Võib-olla Sander, kui vaatabki, kes see järgmine koomik meil on, tõmbab järgmise koomiku siin välja. Kes meil järgmine koomik on? Vaata nimi ja ütle see mikrofoni. Sille Kadri. Daamid ja härrad, teeme aplaus ja tuleb Sille Kadri.
kuulge, tehke suur aplaus minu soojendusesinejatele täna. Tess, Sten ja Sander Õigus. Mega. Tere õhtust ja mina olen Sille-Kadri Simer, olen Eesti komöödiabarbi, aga enamik inimesi tunneb mind hääle järgi ära. Ehk siis tähelepanu tegemiste ravimiga ja ravimitaristusega tähelepanu pange selle infolette. Aitäh. See tõesti, see olen mina, ma olen antidepressantide reklaamnägu. Mis on irooniline, sest et mul on allergia kõikide antidepressantide vastu. Ja kui ma ise olin depressioonis, ma küsisin oma arsti käest, aga mis te siis mulle soovitate? Ja arst vaatas sügav mulle silma, et tead Sille, sinu puhul edu. Need, kes mind ei tunne, siis muideks ma olen poolpime. Ma olen vasakus silm... Okei. Ja ma jäin vasakus silmast pimedaks, sest mul on skleroosis multiplex. Nii et õnneks ma ei näe teie punaseid lippe või vaadates mu kohtigu ajalugu, kus ma niikuinii näen punaseid lippe. Ja ma vihkan seda, kui inimesed ütlevad mulle, Sille, vaata asja positiivsest küljest. Türe, ma ei näe! Ja muideks, hiljuti mind visati välja skleroosis multiplexi tugigrupist, sest väidetavalt ma olen liiga toksiline. Mina ei ole liiga toksiline, need inimesed on liiga positiivsed. Nad olid kohe mingi Sille, ära ole nii negatiivne. Vaata Mari, tal on ka skleroosis multiplex ja ta jooksis maratonil. Mingi Mari võib putsi minna. Kas ma näen välja, et ma jooksen maratone või? Ainuke asi, mille eest ma jooksen, on mu probleemid. Ma olen töötu. Kas meil on veel... aitäh. Selles mõttes, ma võtan aplausi ausalt öeldes sellises majanduses, ma võtan selle aplausi ka. Ja, et kas meil on veel töötuid täna? Okei, koomikud nagu ei loe selles mõttes. Seda me teame. Aga ma olen olnud töötu juba 9 kuud ja ma käisin töötukassas, sest mul ei vaja toetusi ja töötukassa kandis mulle 40 senti. Ma luban, et ma ei kuluta kõike korraga ära, ma investeerin poole krüptosse, üle poole ma annan Sander Õigusele, sest jah, aga mis arvan, ma vajan päästmist või? Okei, igatahes. Ja ma olen siis olnud töötu, käisin töötukassas ka muideks konsultatsioonil, seal on karjäärinõustamine ja siis ma rääkisin, teate, mul on nii raske elu, ma olen töötu, mu ema suri mu sünnipäeval ja mul diagnoositi skleroosis multiplex. See naine vaatas mu sügavalt silma ja ütles, et teate mis, ärge muretsege, kõigi emad surevad üks päev. Nagu milleks mulle vaenlased, kui mul on Eesti Töötukassa. Okei, must huumor ei lähe peale. Daamid ja härrad, see oli Sille-Kadri. Wow. 30 sekundit vähem kui Tess, nii et praegu teise koha peal. Nii, Sille, sina oled varem ka kongshow'si teinud, kuidas sa valmistud kongshow'ks? Mis on sinu... No tuleb välja, et ma ei valmistunud, sest ma sain ju oma surnud ema naljade peale lipud, nii et... Ma ei teadnud, et mu sugulased on publikus täna, aga okei. Sorry, Heidi. Peaaegu 3 minutit, see on väga tugev tulemus. Võib-olla paneelilt on mõni mõte? Mul on see küsimus lihtsalt, oot, ühest silmast pime. Ja, ma tean. Kas ma arvan järgmiseks ratastoolis? Nii need võidud tulevad. No ma kuulsin, et see on see auhind, jah, nii et... Ja. Me kõik võistleme selle nimel. On veel mõni mõte Sillele? Ei, tead, kui tulid lavale, ma mõtlesin endamisi, et kas sellel naisel võib olla depressioon? Ja sa ütlesid ise seda esimese asjana, nii et selles mõttes jäi nagu see müsteerium kohe lahendatud ja lihtsalt sain vastuse, nii et väga tore, aga väga tubli olid. Daamid ja härrad, teile suur aplaus, see oli Sille-Kadri Simer! Nii, aga meil on, teeme veel 2 koomikut selles pooles, aga enne veel te valite, vahetame hääletajaid. Tõske käsi, kes tahab hääletada. Nii, kes siit poolt tahab hääletada Eesti reast? Võib-olla te taharite, keegi tahab, andke kohe üle õla. Vahetage ise ära, kus te olete, andke, leidke enda ümber inimesi, kes tahavad hääletada. Ja väga hea, andke. Kas meil on uued hääletajad teada? Nii, tõstame kõik üles, kus kohas need on? 1, 2, 3, 4, 5, väga hea, meil on 2 koomikut selles pooles jääda, teie hääletate veel need koomikud ära, järgmises pooles teeme uued hääletajad. Aga daamid ja härrad, kas me oleme valmis kutsuma järgmise koomiku, selle poole siis 4. koomiku lavale? Ma küsin väga veel, kas meil on energiat, et kutsuda järgmine koomik lavale? Daamid ja härrad, kutsume lavale. Ütle uuesti, Jana. Martin Laasik! Martin Laasik! Tere õhtust, T3! Yeah!
ma olen Martin. Käisin ükskord juuksuris ja ma tegin teada, vaata juuksurid vahel vaata lõikavad sisse, onju. Ma ütlesin juuksurile, võtame külje pealt 0. Aga ma ei arvestanud sellega, et ma olen Lasnamäe. Ei, tegelikult ma käisin kõrvaoperatsioonil, onju. Ja kusjuures ma haiglas avastasin, kuidas nagu komöödia mind nagu mu iseloomu muutnud, onju. Mul oli haiglas, mul oli ülilõbus nagu ammu enne seda, kui ma fentanyli sain. Riffid on jumala äge. Aga nagu need arstid eetsid fakkisid ka muga. Nagu panin mind sinna opilauale pikali maha, onju. Ja olen seal siis üks arst ja teised fentanyli tilgub. Siis ma kuulen, kuidas teine arst küsib vastu. Vaikselt, aga kumb kõrv oli? Mine putsi! Ja siis ma mäletasin, et tegin opi ära, opi oli edukas, siis kirjutasin Kasparile, et ma ei tea, kas ma saan nagu kongusulle tulla. Et nagu kõrv veits valutab ja valuvaigustid ka nagu väga hästi ei tööta. Kaspar lihtsalt saatis mulle Telegrami lingi ja ütles, et siit saad kangemad. Mis minust veel? Ma olen üsna pikk, ma olen 1,96 pikk. Ja teate, ma olen avastanud, et Jumala käest sa ei saa kõike, mida sa tahad. Nagu, ma arvan, et kui Jumal mind lõi, siis ta ütles mulle, et davai, pikkuse sa saad. Aga õlad mõtle ise välja. Nüüd ma olen siin teie ees nagu harilik pliiats. Või täna siis nüri harilik pliiats. Aga jah, minu pikkusest tuleb, ma olen üsna lihtne naimata, mis spordialaga mu 5 aastat mu elus tegelesin. Türa, ma ei mõelnud seda crowdware ka läbi, ma ei kuule munnigi. Fuck. Jaa, täiesti õige mõte, ma tegelesin 5 aastat ratsutamisega. Ja üks küsimus, mida siis nagu minult, kui mees ratsutajalt kõige rohkem küsiti, oli see, et sa oled nagu mees ja nagu ratsutad. Kas sul nagu munade peale ei hakka või? Siis ma just ütlesin, et ei hakka. Aga ma enam ei ratsuta hobustega. Ja see ongi suuresti minu pikkuse pärast, onju. Sest vaata, kui ma nagu trennis käin, seal kasvasin oma pikkuse täis. Ja mingi hetk treener tuli ise mööda, ütles, et tead Martin, ma saan aru, sa tahad käia. Mul ei ole sulle hobust anda. See on suht valus hetk enne trenni, kus sa vaatad hobusele otsa ja te ei saa aru, kumb teist hüppama hakkab. Ma olen suhtes ka. Ma olen naisiga 1,5 aastat koos olnud. Elu on ilus. Või alguses oli. Ja suht alguses ma tegin ühe suure vea. Nimelt ma küsisin oma naise käest, miks ta mind valis. Ja ma olen nagu noor naiivne. Läksin küsisin, kallis, mis siis sind minu juures ära võlus? Ma tõesti olen nii nägus ja tore. Ta ütles mulle, et see on neist autistidest kõige normaalsem. Aga mul on naisega väga vedanud. Me nagu tülitsime ülivähe. Tülitsime hästi vähe. Me jageleme iga õhtu. See on nii äge, me jageleme teki pärast. Saad aru? See on nii haige ka. Päev aeg tuleb minu juurde väike õbruke tüdruk. Moosipurki tule lahti aita. Öösel. Tund aega vaba vaadlust. Kuniks ma saan aru, et ma täna jälle tekki ei saa. Ma olen naisega 1,5 aastat koos, mul on 3 korda kopsupõletikul. Saate aru, viimane kord perearsti kirjutan isegi antibiootikum mulle välja. Kirjutas oma teki mulle välja. See ka ei töötanud, nüüd mu naisel on 2 tekki. Aga ma mäletan, kui esimest korda naise juures olin ja vanematega kohtumine ja värk ja närv sees ja siis mu naine hoiatas mind. Aga mitte vanemate eest. Ta ütles mulle, et kallis, mul on kodus kassid ja ära ehmata. Need on suured kassid. Ma mõtlesin, ma olen kassi näinud küll. Kiisule pai aiaga viina jooma. Läksin tuppa, esiteks türa mai on karsklane. Teate, kui loll ma selle viinapudeliga seal välja nägin või? Ja teiseks, ma nägin neid kasse tagant toast. Need ei olnud suured kassid, need olid suured kassid. Tüübid tulid tagant toast, need jäid mäu, nad tegid mäu. Ei, üks tüüp tuli, ta nägi välja nagu vene vägistaja. Poti soeng, Quessi särk seljas. Ainult see kuldkett oli puudu. Tuleb tagant toast ja mu naine võtab kassi kätte. Daamid ja härrad, see oli 5 minutit!
meil on esimene 5 minutit, teeme ühe korra veel aplausi, Martin Laasik. Hell yeah. No nii, paneel, mida mõtleme? No kurat, see oli juba stand-up'i moodi, noh. Väga tuli. Ma ütlen, kui puue näha, konge ei saa. Ei, seda küll jah, et sa midagi välja mõtlesid, see on väga kaval sinust. Ma arvan, et ma nägin siit ülevalt, kui ta pani ruttusega enne peale. Või kui see ongi päris, siis ikka tasus see trummikile noaga välja torgata endale enne. Ei, ma olen nagu tänulik, ma sain 5 minutit ajast, ma tunnen, kuidas mu kõrv veritseb praegu. Vaata, naistel on kord kuus see. Ja kusjuures mul on kõrvas tampoon praegu, nii et nagu sama. Ma mõtlesin, miks te nii naiselik laval oled terve aeg. Martin liigub nagu hobune, panite tähele. Janari ees veel niimoodi keksab. Seda küll jah, et Janari tuuril on Janari soojendaja. Oota, aga... Ongi hobu vankri ees niimoodi, väga... Ei, ma panin ennast siia show'le kirja ja Janar ütles, et kui sa viit ei tee, siis ma viskan su tuurilt välja. Daamid järjest, see on Pongi teed või? Väga hea, kuulge, aga meil on uus verstapoist teada, aga ma Sandrile on ka midagi öelda, sorry, Sander. Jaa, ma olen tähtsad küsimused. Pongi tõmbada? Ei. Nõrk. Rohkem küsimusi, rohkem sinuga ma ei räägi. Jutt on läbi, tšau, tõmba nahvusid. Pole esimene kord, kui ma Sandri käest korvi saan. Oh my god, daamid ja härrad, meie esimese 5 minuti võitja, see on Martin Laasik, teeme teile suure aplausi. Nii, aga nüüd meil on väga lihtne, nüüd me hakkame kõiki koomikuid võrdlema Martini vastu. Ühesõnaga, kui koomik on kehvem kui Martin, ega meil on mõtet oodata, tõmbame ta lavalt maha, sest et meil on ainult üks võitja. Nii et kõik on nüüd vastu Martinit, aga meil on selles pooles üks koomik võib minna, võib-olla kui tema teeb 5 minti. Mattias, tõmba see nimi välja, ütle meile, kes on meil esimese poole viimane koomik. Esimese poole viimane koomik on Liisel Nelis! Daamid ja härrad, teeme larmi, teeme aplausi, teie tuleb Liisel Nelis! Minu nimi on Liisel. Ma muutsin nime tegelikult, ma olen +1 nüüd. Ja väga algus Saaremaalt. Tulin siis kunagi elasin seal Lillastoas. Oli nice. Ja iga päev mõtlesin gay or not to gay. Ehk häält, kui meil siin geid on ruumis. Üks lasti kapist. Okei, no see on sulle siis. Jah, mul on väike õde, ta on ka. Aga vaata, ma ei usu, vaata, kui sa oled 30 ja tuled ütled, et taada või ma olen lesbi, ma ei usu. Aga kui ta 7-aastane ütleb, et tahan tussi, vaata, siis ma usun. Ma usun, sest ta ei ole viinerit veel maitsnud. Ta on vegan. Ja nagu ma ei tea, ma ei oska suhelda, vaata, väikse lesbiga. Sest et noh, ma näen ise lesbi välja. Ja siis ma ei tea, kas ma nagu meeldin või ma meeldin. Aga ma ei taha halba eeskuju anda. See ei ole nagu vanema õene nagu hea. Daamid ja härrad, see oli Liisa, teeme aplausi. Väga julge valik alguses, võib-olla paneelil on mõni mõte. Mul on see küsimus, et kui sa tänast setti kirjutasid, siis mis koht see oli, kus sa arvasid, et see esimene nali on? Jesus! Ei, ma ei saanud aru, ma ei kuulnud seda. Mine släpi teda, ausalt, see... Niimoodi nagu... Ei, ma panen ise vähe. Kas sa said aru? Noh, minu peale ära karju. Koduvägivald. Minu good cup, bad cup, sa oled hea kapp. Mina olen hea või? Ei, tähendab, väga hea oli. See rahvas lihtsalt ei hinda head huumorit. Mina naersin kõva häälega, eriti siis, kui sa ütlesid kapist välja lesbar. Mulle need naljad meeldivad. Võiks rohkem olla, aga võib-olla jah, et kui sul tegelikult ei ole, siis ära kalla seda lesbari soengut. Ei teadagi. See on turundus. Ja Mattias võtab korra ise mütsi maha, vaatab, mis seal all on. Ja pane Birkenstock jalga ja mille linna, on ja. Aga võib-olla veel mõni mõte Liiselile. Ei, tegelikult sul oligi väga raske pallo peale Martinit tulla, ta on tõenäoliselt üks top soosik täna, nii et raske koht oli, aga... Nii on. Kuule, daamid ja härrad, teeme aga veel suur aplaus, oli Liisel. Nautige.
aga ühesõnaga siis ja kui koomik ei meeldi, see on jumala fine, see ongi teie töö hääletada. Kui sisetunne ütleb, et see ei ole see, tõstke üles. Kui on inimene teie ümber, kellel on sedel käes, julgustage neid hääletama, kui te tunnete, et te teie õiget tööd, onju. Meie ülesanne on teha kindlaks, et õige inimene võidaks. See on kõik, onju. Ja kõik on toredad, aga mõned on toredamad. Nii on. Kas reeglid on selged? Okei, korra küsi veel, kas me oleme valmis alustama teise poolega? Aga kallid sõbrad, siis pole midagi muud teha. Kuule, aga teeme ühe suure aplausi Eesti parimale Kong Show hostile Kaspar Kikerpeel! Väga hea, suur aitäh. Aga nüüd, kallis paneel, kes on meie teise poole esimene koomik? Teise poole esimene koomik on nimelt härrasmees nimega Rivo Roost. Daamid ja härrad, teeme aplausid ette, tuleb Rivo Roost. Tere! Hea olla siin Tallinnas täna. Ma ise Tallinnast ei ole pärit. Ma olen pärit Kivilist. Ma tean juba putsis, eks ole. Ja kui ma olin 5-aastane laps, mängisin liivakastis Kivilis. Mu ema ütles mulle, tuli minu juurde, ütles Rivo, Kivilis ei ole mitte sittagi teha. Siin ei ole tööd, siin ei ole mitte mõnnigi teha. Lähme lihtsalt Põhja-Inglismaale Newcastle'isse kolima. Noh, lihtsalt kuskile Potsis Niiske saare peale elama. Noh. Ja minu arust oli veits ekstreemne otsus. Ta oleks võinud nagu Rakveres ringi uurida enne kui kuradi. Aga seal ma elasin 14 aastat. Hakkasin veidraid asju tegema nagu teed jooma piimaga ja... Ma mäletan, mu ema viis mind keset kooliplatsi ära. Esimene päev koolis ütles, tšau Rivo, ole tubli. Ja mina seisan seal keset kooliplatsi, just graduated from Ida-Viru lasteaed, vaatan tere. Midagi on siin veits mäda, eks ole. Kus mul limba limonaad on. Ja siis esimene klassivend tuli puu tagant välja, koputas mu õla peale. Hello! Tere, mida vittu siin toimub. Aga ma olen Ida-Viru poiss. Mul on vihane veri. Ma olin hästi aktiivne. Ma mängisin 24/7 kodus Call of Duty't. Tead need sõjamänge. Mängisin sõjamänge, eks ole. Ja noh, kui ma olin 18 aastat vana, ma mõtlesin, et ma liitun Briti armeesse. Ma tahtsin nagu päriselus ka proovida paar korda surma saada. Noh, tead. Siis... Koputan Briti armee ukse pealt, ütlen, noh, I wanna join the army. Andsin dokki nendele kätte, vaatasid mind. Sorry, me can't join. Miks? Ikka veel eestlane, mul on isikukood, Smart ID, mobiili ID. Ei saanud Eestist lahti. Ja noh, et olla Briti armeesse pead olema inglane. See maksab 2000 naela, et oma Briti kodukonsust osta. Noh, mis on kuradi Briti kodukonsad või mis iganes, tead see? Ma Briti kodukontsad osta 2000 naela ja ma olen Kivilis pärit, eks ole. Minu pere ei olnud nii rikas, et mind britiks muuta, eks ole. Et siis ma olin nii vihane, mis mõttes ma ei saa Briti armeesse liituda. Ma joon oma teed piimaga, eks ole. Aga siis ma olin okei, fuck you Inglismaa, tulen Eestisse tagasi, kus inimesed tahavad ja armastavad mind. Ja ma jõudsin siia, noh, maandusin Tallinna lennujaama, tead see Lenert Marii või mis iganes see kuradi see. Maandusin sinna Lenert Marii korradi lennujaama. Vend ikka elab Eestis, eks ole. Viis mind autosse, pani kottile pea ja läksime otse Kivilisse tagasi elama. Ma isegi ei näinud Tallinnat. Ja siis mu nõbud ootasid mind seal Kivilis. Mingid kiilakad vennad viinapitsidega. Läksin sauna ja järgmine päev ärkasin palja persega pingi peal. See oli minu esimene päev Eestis. See oli väga vapper. Nüüd, noh, ma tahtsin Eesti kaitseväkke mineks, ma tahan ikka sõdur olla. Ja siis, noh, kui sa oled noor mees nagu mina, sa arvad, sul on otsus kuhu. Noh, sa saad valida, kuhu sa saad ajateenistusele minna. Tegin veebilehe lahti, vaatasin, Tappa. Noh, süüke koht nimega Tappa, eks ole. Tappa inimesed, tundub nagu väga
tundub väga loogiline koht. Scouts-pataljon, tahtsin kohe Scoutsi minna. Ja siis ma hüppan bussi peale, näen teenistusele, küsin bussi käest, kuhu lähme. Jõhvi, ütles mulle. Tagasi kuradi Kiviõli elama. No see... Siis ma närisin Keedu kartulit ja tatart seal 8 kuud järjest. Ma mäletan, ma pidin esimest korda pöörduma. See on see, kui sa tahad tuppa astuda, eks ole. Ja sa näed, et mingi jobiga müts seisab ka siin tuba. Mis ta on see? Mingi ohvitser, eks ole. Mingi ohvitser seisab seal ja siis sa pead pöörduma. Ja mis ma pidin tegema? Mul oli praua seergent toas. Ma pidin lihtsalt koputama ukse peale. Ütleme, praua seergent, reamees Roost, lubada tuppa astuda, eks ole. Väga lihtne asi, mida öelda, aga minu versioon oli veits teistmoodi. Ma koputasin ukse peale, ütlesin praua seergent, reamees Roost, lubada sisse istuda, eks ole. Ja samamoodi, sama palju inimesi ühes toas kasarmus naersid. Ja siis pärast ma sain aru, et eesti keel on väga ropp. Mul olidki jalad valusad, tahtsin korraks tulla sisse istuma, nüüd meil on probleem. Daamid ja härrad, see 5 minutit! Aitäh, väga tore. Aegara veel, see on Rivo Roos, daamid ja härrad. Suurepärane, sa oled 5 aastat elanud Eestis või pikalt sa Eestis elanud oled? 6 aastat nüüd. 6 aastat, aga tundub, et tuli eile. Kuidas ütledki siis teistuma? Ma alguses nii vihkasin, kes tuleb valge triiksärgiga lavale, T-särgiga lavale, särg püksis ka, mingid briti liigi püksid jalas. Ilma plekita naigid. Aga Janar, kuule, tema on sinuga käinud tuuril. Ei, ma ütlengi, et bussi kohta päris hea set mul. Tõesti, nagu Rivo on ainult teine Eesti koomikil on nii valged jalanud. Esimene on Janar. Need on suht kindlalt Janari omad, on? Ma ei tea, kus Janar käib kõndimas. Janar, kus sa trööpanud oled? Ei no, mis me mängime mõlemad käides Sports Directis, aga nii, aga mis on veel? Janar, mis on nagu kõige parem hetk tuuril, mis on Rivoga olnud? Kiviõlis. Kuidas Janar Kiviõlis vastu võeti? Nagu oma kodukangelane? Rivo vaatad või? Jah. Ma ei teagi. Ei, ta oli viimane ja selles suhtes, et jäi ellu, Ei, selles mõttes Rivo ju sõidab Kiviõlis, tunneb kohe, et ais, Kiviõli ais, kodu. See olen mina ise. Väga hea, aga ma arvan, et nüüd on meil selge, meil on 2 5 minuti võitjad, üks on Martin Laasik, üks on Rivo Roost, mõlemad on Janari tuuril, nii et daamid ja härrad, teeme suure aplausi, see oli Rivo Roost! Uskumatu, taaskord me teame, kelle vastu võrrelda, jätame praegu samad hääletajad, nii et teil on nüüd sama ülesanne, vaatate, kui ei ole sama hea kui Rivo, hääletate maha. Oota, Kaspar, ma hääletan ka või? Ma panin igaks üks ühe varuks, võib-olla läheb vaja, aga praegu ei ole vaja. Ja nüüd kutsume lavale järgmise ligipääsetava koomiku Johannes Vaher! Johannes Vaher! Tore on olla siin. Tegin just 3 nädalat kodus renovatsiooni magamistoas. Kõik seinad, laed ja kõik asjad. See oli isegi minu idee. Lihtsalt naine tuli üks päev minu juurde, ütles Johannes, ma vajan magamistoas muutust. Riiulid lubas ise panna, ma ei tea. Abielus juba pikalt. Üle 15 aasta abielus olnud. Abielus on enne, kui Tinder välja tuli. Aga ma arvan, et mul ei oleks Tinderis lööki ka. Ma arvan, et ma oleks Tinderis nagu pedofiil lagritsaga. Heal juhul mõne soomlase tõmbaks ära.
ma armastan oma naist, ta sai endale hiljuti uue hobi. Meal preppimine. Kuidas mu naine seda teeb, on iga pühapäev. Ta teeb hästi suure koguse toitu valmis. Ja siis me perena sööme ainult natuke sellest ära. Ja siis ülejäänud läheb tupperware karpidesse ja külmkappi. Ja selle toidu me viskame alles 3 nädala pärast ära. Tore on ja mul on lapsi ka, mul on 2 last ja üks asi, mida ma isana kunagi ei teeks, ma ei lööks oma lapsi. Sest laste löömine on nagu kokaiin. Ma ei saa seda endale lubada. Tore on. Hiljuti hakkasin kaalust kalla võtma, leidsin uue väga hea nipi. Selline nipp, et osta endale riideese, mis on 2 numbrit väiksem kui see, mis sa ise oled. Ja siis nüüd ma olen 12 kilo alla võtnud juba. Müts ikka pähe ei lähe. Tütar on ka, ta on väga armas ja siis hiljuti, ta on hästi painduv tüdruk. Ja siis me hiljuti olime laste mänguväljakul. Ta võttis pagaadi sisse, 3-aastane. Ja siis mingi suvaline naine kõnnib mööda, lapsevankris. Ja siis vaatab mind ja vaatab last ja vaatab mind ja siis ütleb, oi, sellest lapsest saab küll kellelegi väga hea abikaasa. Rõve. Daamid ja härrad, see on Johannes Vaher, teeme talle aplausi. 3.14. Nii, aga minna mikrofoni juurde tagasi. Jaa. No nii. Nii, aga võib-olla paneelilt mõni mõte? Ei, mõjus sama pikalt nagu mõni matusele ärasaatmise kõne. Et samamoodi nagu lihtne publik, et kõik on kurvad, aga kui sa mingi väike vimka sisse teed, siis mul loomulikult naerdakse viis. Ei, mina olen üllatunud, siit tagantpoolt täitsa kannatus kuulata. Janar, ta käib ka sinu tuuril. Kuidas Johannes tuuril on? Kui palju neid on sul seal tuuril? See ongi suur Janari tuuri promo tegelikult. Ei, see on jah, see käib jah ja eks ma arvan, et seal saaks ka kongi vahest. Ei no poiss käib ja teeb meil, aga... Oo, teem. Aga sa oled nüüd mitmed korda, kuidas sa valmistusid selleks korraks? Ma ei tea, Panid sama kampsuni? Ei, see kampsun on esimest. Seekord ma panin vöö, Ari ütles, ma peaks vööd kandma. Pane ära. Ei tuua seda vööd. Lihtsalt väike mõte, et kui sa Arilt nõu küsid, siis mitte riietuse kohta. Pole just parim näide, aga tal on mõni parem asi, mida öelda. Aga daamid ja härrad, see oli Johannes Vaher! Ma arvan, et vaata, meil on vaja näidata, et Eesti stand-up on nagu erinev ja Johannes on nagu vanem koomik, aga meil on vaja näidata, et meil on ka nagu vanemad generatsiooni. Me elame komedile kaasa, mis on igas vanuses, me tahame tuua mehi, naisi, noori, vanu, beebis ei taha, aga me tahame igasuguseid koomikuid. Nii et ma arvan, et kutsume meie kõige vanema koomiku lavale ja võib-olla te ei ole isegi temaga kohtunud, tal on, ma ei tea isegi, kuidas teda kutsuda. Aga tal on nimi, on ju. Nii et paneme juba laulu peale ja kutsume lavale. Teie ette tuleb meie legendaarne koomik ja eesisa Elmar Vesker. Teeme aplausi. Siia! Ära katsu naisi võõraid.
ole vait. Oh, on hea kaaslast ka näha siin. Ei sega vahele. Estraadikava ei tohi segada. Naerad kodus. Sa ei ole Eino Baskin. Eile käisin lasteväljakul. Seda Johannest. Ilus tüdruk tal kaasas. Spagaati. Ütlesin talle, et temast saab hea abikaasa. Ja siis Johannes ütles 50 eurot. Oi, rattapoiss. Ja. Ei, meie ajal ei olnud sant. Laiskan. Poiss, trenni. Vaata, mina iga päev teen trenni. Vormis. Ja no öösel pan telefon ära. Ja no öösel kõndis tänaval. Oli neeger. Must nagu öö. Nagu koperdasin. Helistasin kohe politseisse. Vabandage, keegi on oma neegri ära kaotanud. Vait! Ja tuli politsei. Ka neeger. Mis banaanivabariik. Ja meie ajal oli ka igasugu. Neegrid ja peded ja lesbid, igasugu sulelised, karvalised. Aga nad ei pidanud seda kurat. Me teadsime, et nad on olemas. Nad ei pidanud nad kurat maailmale siis kuulutama. Kuulutasid Siberile. Ja võt sellest piisas. Siber oli LGBT. Sõbralik. Väga sõbralik. Võri telefon ära, mis sa ole mängid seal, see Angry Birds ja meie ajal, sellelgi ei ole mune enam tänapäeval. Ühte koomikut käisin vaatamas. Daniel Weinberg, sa oled kuulnud. Oi, kui hästi pani ikka. Vot see tüüp ei karda. Ta ikka ütleb välja nagu on. Kuulsin, tal pidid lisakad homme müüki minema. Aga korrat ei saa minna, pension on väike ja munn on ka väike, kotid on suur. Enamus on kotid. Ma pean teile ausalt, tegelikult ma olen kostüümis Jan Uuspõld. Nad tegid mind oluliselt nooremaks. Issand jumal, sina siin ees. Aga kus sa töötad ära? Nüüd täna ei räägi sinuga. Kus sa töötad? Aga ta ei räägi eesti. Võt ongi, tulevadki siia igasugu tšurkad, igasugu tšuksid tulevad siia riiki. Eesti keelt ei räägi. Ostavad komedishowle pileteid, ei naera. Kuradi, mis meie riigis saab?
ongi publik täis umbkeelseid. Lihtsalt toetavad kultuuri. Mina... Daamid ja härrad, see oli 4.59. See oli nii napp, et peaaegu spetsial saada. See oli Elmar Vesker, teeme talle suure aplausi, see oli Elmar. Elmar, ära mine! Elmar, jää! Elmar! Jätame Elmari istuma siia? Paneme Elmaril tood, Elmar, ei, sul on palju häid mõtteid, me näeme seda. Jaa, istu. See on väga hea. Nüüd sa oled seal nagu jõuluvana, niimoodi. Kõik tulevad, loevad luuletus sulle kohe. Väga hea. Nii, ja võib-olla paneelil mõni mõte Elmaril nii kaua, kui ta istub. Elmar, sul on nüüd keeruline olukord. Sa ütlesid, et sa vihkad igasuguseid sulelisi, karvalisi, mustanahalisi ja homosid, aga siia lavale ainult sellised tulevadki. Ehk et pane valmis. Elmar, kuule, mis sa naistest arvad? Minu ajal ikka austa, kui öelda mina, et ma olen vana, et mina ei austa naisi. Ma austan kõiki oma naisi. Terve Haarem on mulle südame lähedal. Ei, naised on väga... Vaat ükski tehisaru, tuti-pluti, tilu-lilumist tänapäeval teete ei saa naist asendada. Vaata, vesi teeb arvuti katki. Aga kuule, palju tänapäeval pension on üldse? Liiga palju. Mis ma teen selle rahaga? Kuradi 100 eurod. Ostan kuradi käekella või? Mul oleks veel aega vaja. No väga tore, Elmar, aga vali meile nüüd üks koomik. Meil on vaja show'ga edasi minna. Meil on vaata siuke show, kus on koomikud tavaline proovid 5 minutit teha. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud? Aia! Sõjamälestus. No, aga Elmar, loe nimi ette, kes on meil järgmine koomik, kes proovib... Oota, Elmar, ära veel loe. Vahetame korra hääletajaid ka ennem ära. Vahetame hääletajaid. Tõstame üles, kes hääletab, ristame need ringi, tõstame need ringi. Seal olete uus hääletaja, sa oled uus hääletaja. Tõstke kõik korra ülesse, kes hääletavad. 1, 2, 3, 4, 5. Kui te hääletate, hoidke sedelit üleval. Täpselt nii lihtne see ongi. Aga nüüd, Elmar, sinu võimalus. Kutsu lavale meie järgmine koomik, kes on nimega... Anna prillid. Anna prillid. Need aitavad palju. Ära puutu, raisk. Kristjan Kalle. Kristjan Kalle. Teeme lärvi, teeme aplausid. Ette tuleb Kristjan Kalle. Tere! Ma stand-upiga puutusin kokku esimest korda 10 aastat tagasi, kui ma New Yorgis elasin. Käisin seal Comedy Clubides ja väga meeldis ja tulin Eestist tagasi ja hakati ka siin selle asjaga päris hästi pihta. Nii et ma tegelikult paluks teilt kõigepealt suurt aplausi meie Eesti koomikutele, kes on siukse ägeda community ja valdkonna, kultuurivaldkonna üles ehitanud Eestis. Aitäh! Ise siis, kuna olen suur fänn olnud, ma arvan, pea kõiki showsid ja tunde näinud, siis circa aasta aega tagasi hakkasin nalju kirja panema ja tekkis tunne, et tahaks ka üks hetk proovida. Ja esmaspäeval proovisin esimest korda open mic'il Mökus. Täna T3 välja müüdud, suvel tuleb Ari soojendama. Ma olen päris pikk, nagu te näete, täpsemal 2.08 ilma tossudeta. Ja ma olen noorest saati väga pikk olnud. Holy shit! Sa oled pikk, aga siis ette ei olnud. Selle setiga ei ole mul midagi ühist. Kas ma sain õigesti aru, 10 aastat stand-upi oled teinud siis?
täpselt. sa tegid selle suure vea, et sa hakkasid nagu justkui sa kirjeldaks naisele, kuidas sa teda varsti keppima hakkad. Et sul oli nii, et ma olen teinud, varsti jõuame naljade juurde ja ma olen teinud, ma olen näinud. Mina olen haige kepivend. Mis sa räägid magavale naisele sellist juttu? Keppi tähendab lihtsalt. juba 10 aastat tagasi ühe korra. Lihtsalt keppi. Peaaegu oleks saanud. aga see on hea koht, et teeb teist korda. Esiteks teeme suure aplausi, milline julgus on tulla teha teist korda stand-up'i T3. See on uskumatu. Kui ta kirjutas, ma mõtlesin, et noh, tead endale ka mõni kompekt. Ja strateegiliselt väga hea plaan teha täielik nagu korraldustiimilt suhu võtmine avalik, et nagu teeme väikse aplausi, et ikkagi kultuur niimoodi hoitaks üleval. Aga nägid, esirida seda ei lasknud. Esirida tõstis kohe ülesse, kui tuli see. Simo on käinud showdel, ta teab täpselt, kuidas asi käib, tõstis ülesse. Ta käid igal show'l see tüüp muideks. Simo, suure aplausi. Ja tõuse püsti. Tõuse püsti, näita vaadake, mis nägu meie vaatame iga show. Iga show, esirida, alati teeb pilte. See võiks olla sina. Väga tubli, Kristjan. Loodetavasti järgmine kord tulevad naljad ka. Janar, kuidas tundub, tuleb tuurile? 10 aastat veel. Võib-olla peaks mõne puu teile külge hankima. Ta on 2 meetrit pikk, ta on poe juba. Vaata, et nii pikkasid minu vanuseid ei näe. Süda ütleb üles. Vaata, Stalinile pidid ka kõik plaksutama, kes esimesena ei plaksutanud, see viidi Siberisse. Ja vaat sinu kava viiski mind mälestuste metsa tagasi. Suur aplaus, see oli Kristjan. Suur julgus, suur mees, aga nüüd teeme läbi, teeme aplausi, me saame kohe teada, kes on järgmine koomik ja Punso loeb ette. See on Kauri Sosi! Kauri Sosi! Tere! Ma olen maapoiss. Mul on kodus lehmad ka. Mu eksnaine ja ta ema. Issand jumal. Oota nüüd. Mul on üks vana paat ka. Ilger raibe. Ilger raibe, siuke teisest maailmasõjast, vaata. Mul vanaisa põgenes Rootsi. Ütles, et ta aina ujub üle, kui läheb selle paadiga, tead noh. Ja mõtlesin, mis teha, risustas mul seda vaadet seal ja mõtlesin. See üks õhtu käisin sital. Tuli hea mõte. Saadaks paadi alla voolu. Mõeldud tehtud. Ööse saatsin alla voolu. Nii et naabrid ka ei näinud. Järgmine päev võtsin uudised lahti. Pärnu jõelt leiti tühi paat. Puukrid kammivad jõe põhja. Las otsivad, on ju. Kas sinuga neid vabatahtlikke otsijaid või? Holy shit. Ma olen neid televiisorist näinud. Pilt ilusad tüdrukud. Ükskord mõtlesin, et kaoks või ise metsa ära teed. Mõtle, Tinderit polegi vaja, tead leiavad tüdrukud su sealt üles, saate tuttavaks. Juba ühised hobid. Mõlemale meeldib metsas ringi joosta. Milline algus ja milline keskmine keskpärasus.
nii , Janar , see on sinu poiss , see on sinu poiss . jah , sa oleks pidanud Danil rohkem kasvama aega veel . sa oled hea poiss . või tähendab Elmaril . sa oled hea poiss . sa oled hea poiss , sa oleksid mina oleksin sinu oma kolhoosi võtnud . ja mis su vanaisa nimi oli ? Elmar . Elmar Sosi . ja ma teadsin teda , ta oli pede . väga ei lepstada , imes lehmad piima välja , sai auraha selle eest . vaat iga pede oma adra ette , seda ütlen mina . väga tubli Sosi . mida kauem nüüd saab , seda parem ujuja saab , onju . no nii , väga hea . vaata , ma panen korra veel . Daamid ja härrad , see oli Kauri Sosi . aga meil on veel koomikuid , Mattias , kes on meil järgmine koomik ? järgmine koomik on Sten-Erik . Sten-Erik Allikas . aitäh , tulite täna mängima meiega . mis asja , kes see on siin ? tere , isa on ka mul siin . ei , ma olen uuest aastast hakanud tegema uusi asju , nii tore on , nii äge on . Läksin , ma ei taha teha midagi , ma läksin trenni ja noortel inimestel on need siuksed veidrad moeröögatused tänapäeval . tegin seal trenni ja noh , vaatame , mehed on ju perseid ei vähi , on ju . nojah , õpi valetama . teen seal trenni , teen seda ja siis vaatan silmanurgast , näen . tulevad sisse imeilusad sääred retuusides , väiksed sussid jalas , perse nagu täiskuu . ma pidin vaatama , sest ma olen mees ja tead , mis see oli ka mees ? retuusides . miks me ? perse oli ju juicy . mehed ei peaks perset treenima , nad triceps , biceps , sauna ja koju , kõik . siis läksin pesin puhtaks ennast , nägin , seal oli see äravool oli umbes , onju . ja ma ütlesin , et lähen ütlen retseptsioonis , võib-olla tahavad sellega midagi ette võtta . Läksin , ütlesin , et neiu vaatas üle leti mind ja küsis , et kas meeste või naiste duširuumis . meeste omas muidugi . võin naiste omast ka läbi käia , kui sa tahad . igastahes ma ei käi enam trennis , ma käin metsas jooksmas . ja käisin oma tänaval jooksen , seal teen sporti ja dressidega ja siis vaatan , et sealt buss tuleb , liinibuss tuleb , kõrval tänavast sõidab minu ette , sõidab . ma jooksen ja ta jäi seisma seal peatuses . kedagi maha ei tulnud , kedagi peale ka ei läinud , aga nüüd ta ootab mind . ma tulen , ma olen nii autistlik , kui ma jõudsin sinna bussipeatusse , ma hüppasin bussi peale . sõitsin lõpppeatusesse . tulin taksoga tagasi . kallis jooks oli . ma olen hakanud date imas ka käima uuest aastast , mõtlesin , et teen uusi asju . ja üliraske on , sest naistel on punased lipud ja . ja siis selle nagu sellest oleks vähemalt , nüüd on ikid ka . punase lipu väike sugulane , väike ikk . olen küsinud naiste käest ja ma ei taha enam teada , sest üks naine just ütles , et tema jaoks on ikk see , kui meil on läpakakott , vaata . teeb kuradi tööd , viib sind kinno ja te naised olete ikka , homoris . käi persse . mehed , meil on ka ikke , onju . onju . tore küll . okei , ma ütlen esimesena . minu jaoks on punane lipp see , kui naine ütleb , et on müstiline . minult võid oodata ootamatut . iga kord , kui ma seda kuulen , ma kahtlustan , et tal on peenis . daamid ja härrad , see oli 3:05 ja see oli Sten-Erik Allikas . Sten , sa oleks pidanud varem nende pedenaljadega uuesti pihta hakkama . liiga suur vahe jäi . ja oli jah . minu ajal oli ainus punane lipp Pika Hermanni otsas . ei , mulle meeldib , et Dan saab olla lõpuks see , kes ta on nagu , et see on
ma ei tea, kellest sa räägid, siin on ainult Elmar, Mattias, Janar ja Punso. ei, mulle meeldib see kuradi fucked up, see kuradi. No ütle. Sa tahad öelda, tuuritavad koomikud ja Kong Champion või? ei, need on need Eesti Adventures, no see on kuradi. Doktor Y, Lükoop ja Mattias. Sa oled 50-aastane mees, kellel on kaelal maasikas. Ära õpeta isa nikkuma. Okei. Ei, väga tore oli. Aga sa ikkagi lugesid ruumi veits valesti, meil on siin seenioreid ka, sa juba alustasid mingist juicy ass jutust, ehk siis ütle ikka mahlane tagument ja ütle ka, mis see oli veel. Vitt nagu sõrmus. Jaa, võimsad sõnad, vägev värk, daamid ja härrad, see oli Sten Erik Allikas. 3-0-5, väga hea. Meil on paar koomikut veel minna. Mattias, vaata, vali välja, anna võib-olla keegi loeb ette. Nii, Elmar, kes on meie järgmine koomik? Priit Alt. Daamid ja härrad, teeme aplausi, teie tuleb Priit Alt. Aga veel, Priit Alt. Vittu, olengi viimane, noh. Tulin siia, võtsin ID-kaardi kaasa. Ma olen 43 ja ma tean, et üle 40 aastased ei tohi klubisse tulla. Sest vaata, meil see nagu kehatunnetus ei ole enam see ja me elame minevikus tegelikult. Ja kes teab, kuidas see õhtu mul siin läheb, et äkki ongi otse vaja EMO-sse minna, siis on vaja kaasa võtta. Üritan siin noortega kaasas käia, selle uue generatsiooniga. Ja siis õpin neid vaimsete haiguste lühendeid. OCD, PSA, ATH. Ja nagu raske on Väga hea. Daamid ja härrad. Kiire mees. Kellegil on kusehäda vist või? Ja see on hea meel tuletada selle episoodi top 10-i, piss. Mul on kusehäda. Ei, Elmar. Elmar. Kuse Janari kotti, palun. Sul on enda oma. Kuse Mattiasele suhu parem. No kuulge, poisid. See on perekonnashow. Jah, aga ütlesid, et kahjuks pidid viimasena lavale tulema, aga vist oled elus ka viimaseks jäänud. Jep, ossa vagan. Niimoodi ütlesid. Võib-olla mõni hea sõna ka. On 3 lapse isa, mis sinul naisega on? Laen. Ma olengi kade, minu jobi ei tööta. Väga hea, järgmine klipp saatest olemas. Võib-olla Punso, mõni mõte sinult? See riff, millega sa alustasid, sa mõtlesid selle üleval välja? Suht hommikul, jah. Kõik ta mõtted on ülevalt, vaat kui pikk ta on. Ei, seda küll. Minu üks teooria on see, et stand-upi tegev tüüp ei saa olla liiga ilus. Ja ta on liiga ilus. Aitäh. Punso, sul on see asi hästi. Ma räägin. Ja ma veel tegelikult ei jõudnud Exhibit sinna. Vaata meid siin kõiki. Mina nikkusin su vanaema kunagi. Mul pole vaja ilus olla. Kuulge, daamid ja härrad, teeme väga veel suur aplaus selle Priit Alt. Aga tegemist ei olnud teps mitte meie viimase koomikuga. Meil on tegelikult vist üks koomik võiks veel olema. Ei ole? On ikka? Ei ole, kõik on või? Ongi kõik? Suurepärane. Need sedelid on otsas, aga me tegime siin ka ülevaatust. Minu meelest on olnud kõik ära käinud. Väga hea, aga siis on väga selge. Meil on 2 koomikut, kes tegid 5 minutit. Nii et daamid ja härrad, kutsume tagasi lavale meie 2 5 minuti esitlejad. Teie suure aplausi saate tulevad lavale Martin Laasik ja Rivo Roos. Väga korra veel, nad on 5 minuti tegijad.
müts maha, müts maha. nii. hoia püksis, aga nüüd on väga lihtne, meil on vaja selgitada, ainult üks inimene saab võita. Ma tean, te peate otsustama praegu. Rahu. Ja meil on vaja selgitada võitja. Võitjadel, meil on 2 koomikut, kes tegid 5 minutit. Nüüd on vaja teha rahva lemmik. Me teeme niimoodi, et nad pööravad selja ja ma näitan 1 koomiku peale ja teie teete häält, kui see oli teie lemmik koomia. Huvitav, kelle pool sina hääletad? Ma olen üsna lähedal, et siin show'lt minema hääletada, aga nüüd, sa saad kohe oma fännlust näidata, ära üldse muretse. Aga nüüd, kas on selge? Ühesõnaga, teie teete häält siis, kui ma näitan teie lemmiku koomiku peale ja täpselt nii ongi. Nüüd on teie pool, pöörake näod kongi poole. Minge natuke kongi poole. Väga hea. Nii, ma näitan kohe. Tehke häält, kui see on teie lemmik koomik. Oleks pidanud teistpidi tegema. Tehke lärmi, kui see on teie lemmikkoomik. Tehke lärmi, kui see on teie lemmikkoomik. Tehke lärmi, kui see on teie lemmikkoomik. Daamid ja härrad, meie Kong Show champion on Rivo Roo! Teeme korra veel. Rivo, võib-olla paar sõna sinult. Oota, Rivo korraks. Okei. Tegelikult oota, ära veel ütle midagi. Esmalt saadame mõtle sõnu, sul on neid vaja mõelda, sul on kõike tuleb välja ka. Mõtle, sõna läbi, täpitähed, aga nagu enne veel, see mees, kes päriselt ka operatsioonil seal ajab ropp, ta tuli, ta on väga kõvasti arenenud, kasvanud viimase aasta jooksul, seda on suurepärane näha. Teeme suure aplausi Martin Laasikule ka. Suur aitäh osalemast. Järgmine kord. Aga nüüd, Rivo, ühe kord veel palju õnne. Ütle paar sõna, mis tunne on, kas see tähendab sulle midagi, kuidas on? Ja tere. Ei, ma olen väga tänulik, et minu naljad teile meeldivad. Okei, sett oli parem. Daamid ja härrad, meie Kong Show champion, see on pissi täis. Ühe korra veel, meie champion on Rivo Roo! See oli ühtlasi meie show, suur aitäh Pissile, suur aitäh HHTV-le, suur aitäh meie paneelile, meil oli Elmar, meil oli vahepeal Sander, meil oli Mattias Naan, meil oli Janar, meil oli Putsade, meil oli suure aplausi. Suur aitäh teile kolmele. Teeme Kasparile ka ühe aplausi. Milline aitäh, mõnusat õhtut, tšau! Ah